No tegelikult pole vist ühtegi sõda, millele ei eelneks või kaasneks infosõda. Sellepärast, et kui ei ole infosõda, siis ei olegi sõda, sellepärast et need, kes on siis kas rünnaku ohvrid, ei saagi aru, et neid rünnatakse. Seega alati info. Kusjuures info võib olla ju väga meelitav, sellepärast et ka kui me mõtleme, millega väga tihti sõjad on alanud, siis nad ongi alanud infosõja variandis, kas või tulge meie poolele üle. Vaba maailm on täna rohkem olukorras, kus informatsioon on üsna vaba. Kui mitte öelda, et selles mõttes meil on kättesaadavad interneti vahendusel väga palju teavet, oluline sealt üles leida, suunata inimesi heade allikate juurde, kus saab uut teadmist, aga keegi ei keela meil päevad läbi vaadata ka assipilte ja sellest rõõmu tunda ja ongi kõik. Kui teine maailmasõda oli puhkenud ja teise maailmasõja see periood, mida tavaliselt kutsutakse imelikuks sõjaks või eriliseks sõjaks, kui Inglismaa ja Prantsusmaa olid juba kuulutanud Saksamaale sõja, aga sisuliselt mingit sõjategevust ei olnud, siis valdavalt ju loobiti Saksamaa kohal alla lendlehti. Lendlehti, millega püüti selgeks teha, et sõda on väga kole. Saksamaal sel ajal öeldi, et nad pole nii palju tasuta tualettpaberit mitte kunagi saanud kui tol korral. No näited infosõjast, kui langeb vangi Stalini vanem poeg, siis need pildid, jällegi lendlehed, kus ta kutsub Nõukogude sõjamehi alla andma ja liituma sakslastega. Need infooperatsioonid ju alati maalivad mingisuguse roosilise pildi. Ja seda me nägime ju ka variandis, propagandasõja variandis, mille Nõukogude Liit okupeeritud Eestis ellu viis, püüdes inimestele seletada ja näidata, et see, mis on aset leidnud, on igati meeldiv ja tore ja kohe te satute paradiisi ja hakkate elama väga õnnelikku elu. Kui me räägime ka riikidest, kus vabadusega ei ole nii hästi kui meil, see on väga pehmelt öeldud. Nad ei olegi vabad ühiskonnana. Ei tähenda seda, et seal ei oleks inimesi, kes seda vabadust ei väärtustaks. Et ma arvan, et ka kõige autoritaarsemates ühiskondades on neid inimesi, kes ei ole ära hullutatud. Ja ma arvan, et ka see ära hullutatus nendes ühiskondades, kus mõte ei ole vaba, kus sõna ei ole kindlasti vaba, et seal ei ole see asi nii palju hullutatuses, vaid palju sellises mõjusamas ja asjas ja see asi on hirm. Et seda on täna ka, seda on maailma sellistel traagilistel arengutel on olnud see põhiosa. See hirm on olnud nii võimu poolt, neil on olnud hirm, kui ka nad on suutnud ära hirmutada rahvast. Nii et selles mõttes öelda, et keegi on ära hullutatud rahvana, see on päris selline seda on kuidagi raske mõõta või kuidagi sellest aru saada. Nii et mitte alati pole need infooperatsioonid suunatud kellegi teise vastu, vaid need infooperatsioonid on ka väga sageli. Me oleme neid näinud variandis, kui on vaja mõjutada oma elanikkonda. Muuta jällegi see elanikkond lihtsalt manipuleeritavaks. Teha talle kuidagi väga lihtsalt selgeks, millest tulenevad need mured ja probleemid, millega ta kokku puutub. On vaja lihtsalt saada kellestki lahti ja paistab, et ongi kõik mured lahendatud. Tihti taolised üleskutsed ongi oma olemuselt erakordselt lihtsad. See ei ole malemäng, see on midagi liiga keerulist. See on male, kus laual on ainult 2 nuppu. Tuleb üks maha lüüa ja võit on saavutatud. See on nende operatsioonide eesmärk.